Tere tulemast infotundi, kus tutvustame teile kutsetaotluskeskkonna töömaailma taotlejale esimest etappi, mis me üheskoos teiega oleme arendamas. See on siis kutsetunnistuse omaniku iseteeninduse keskkond. Nii, kus mu hiirekene nüüd jookseb, leidsin ülesse. Ja meeldetuletuseks ja sissejuhatuseks, et mida me oleme siis tegemas ja miks, ehk siis töömaailma taotlejale kutsetaotluskeskkonda, millest siis peaks võitma taotleja seda, et taotlemine ja taastõendamine muutub kõikidel kutsetel veebipõhiseks ja toimub ühes keskkonnas. Inimesel on lihtne saada ülevaade enda tunnistustest, nende kehtivusest. Ja samuti on siis tulevikus võimalik kehtivat tunnistust digitembeldada ja sedasi siis paberile ka võtta ilma tunnistust trükkimata. Mis kasu peaks saama kutseandja? Me väga loodame, et kutse taotlemine muutub ka kutseandja jaoks mugavamaks. Kutse andmisega seotud info koondub ühte kohta ja on lihtsalt hallatav. Väljastatavad kutsetunnistused liiguvad taotlusvoorude eksamite kaupa automaatselt registrisse pärast seda, kui siis kutsekomisjoni protokoll, millega otsustati kutse anda, on allkirjastatud, digiallkirjastatud. Ja kutse andmisega seotud dokumendid ka osaliselt eeltäidetakse, kutseandjad, kes toimetavad koolilõpu eksami halduse keskkonnas, teavad väga hästi, kuidas seda tehakse. Ehk siis sisuga täita tuleb ainult siis selle konkreetse eksami andmed, mis lisatakse kutseandja poolt, aga kõik, mis on siis nõuded õigusruumis või õigusaktidest tulenevalt, on seal eelnevalt kõik juba olemas. Ja lisaks sellele antakse siis soovitusi dokumentide nõuete kohaseks täitmiseks. Ja kui veel kord meelde tuletada, mis siis see kutsetaotluskeskkond on, mida me 2025. aasta lõpuks tahame valmis saada, siis uus, mida pole seni üldse olemas olnud kutseregistris, on siis tunnistuse omaniku vaade ja see on see esimene etapp, mille kallal me praegu tööd teeme. Sellele järgneb kutse taotlemise taastõendamise etapp, kus siis tegelikult juba selleks tegutsejaks, kes kasu peaks saama, on kutseandja ja samamoodi siis kolmas etapp, eksami haldus, mis on eelkõige siis kutseandja ja kutseregistri vahelise toimetamise hõlbustamised. Nii, kellelgi on mikrofon lahti, et unustasin alguses ütlemata, et kõik kommentaarid ja küsimused, olge head, pange esialgu chatti, et püüame kõigile neile vastata siis infotunni jooksul või pärast teemade avamist. Ja see, millest me täna räägime, on siis esimene etapp, tunnistuse omaniku vaade, siis etteruttavalt juba märtsi lõpus avalikustatakse piloteerimiseks. See jutt sai nüüd vale slaidi peale, seda me pidime rääkima pärast Indrekut, aga ma räägin ka siin esimese hooga üle ja pärast kordame. Et siis, kui me avalikustame piloteerimiseks, ootame teie kiiret tagasisidet ja oleme kavandanud 15. aprilliks järgmise infotunni, kus me siis teie poolt tagasiside põhjal, antud tagasiside põhjal parandatud versiooni tutvustame uuesti infotunnis. Et selline on plaan selle esimese etapiga. Aga mina hea meelega nüüd lõpetan jagamise, slaidide jagamise ja annan sõna Indrekule, kes siis Pikseli meeskonda eest vedades tegelikku tööd teeb selle esimese etapi arendamisel. Ole hea, Indrek. Nii, tere minu poolt kõik see rahvas. Võib-olla oleme näinud, võib-olla näete mind praegu. Praegu me tegeleme siis arenduses. Me oleme praegu umbes 6 nädalat arendanud ja meil on umbes selline 2/3 teed mindud, nii et selline suurusjärk 3 nädalat veel. Nüüd täna ma näitangi seda, mida me oleme teinud, ehk see on veel selline, ma näitan arenduskeskkonnast, mis tähendab seda, et ma ka kardan iga hetk, et midagi läheb katki. Kuigi sai öeldud, et arendajatele, et hoidku ennast natuke eemale oma käbedad näpud klaviatuurist, aga need ärge pange pahaks. Ja teiseks võib-olla ka see, et me
me töötame siiski praegu vundamendi kallal, me töötame selle kallal, et funktsioon oleks olemas, et asjad liiguksid ja me ei ole nii palju keskendunud sellele, mida nüüd kasutaja nunnust ilusasti näeb. Et ilmselgelt see nüüd lähema aasta jooksul siis tekib sinna sellisele liha peale natuke nendele luudele. Aga ma täna näitan teile just nimelt seda printsiipi, mis asjad hakkavad ka kehtima järgmistes etappides ehk järgmiste sammude ajal. Nii et vast pika aja peale hakkab see teile ka omaseks saama. See, mis ma täna räägin, ei ole koolitus, eks ole, et ärge võtke kõik asju 100% tõe pähe, ärge vaadake sõnu, et nad on täpselt sellised, pigem ideeliselt, positsionaalselt. Kui te näete juhuslikult mu ekraani, siis mul on siin praegu 2 akent lahti, 2 brauserit lahti. Üks on keegi eraisik siin üleval paremalt nurgast näed neid rolle, eks ole. Ja siis keegi on mul siin siis üks väljamõeldud kutseandja. Ma näitan kõigepealt siis täiesti, mis juhtub siis inimese vaates, eraisiku vaates. Eraisikul antakse välja mingid aktiivsed tunnistused ja võib-olla taotlused, kui siin on natukene müratud juba, meil siin on müratud. Võib minna ka oma tunnistusi vaatama ja mingisugune eelinfo. Me loodame, et seda infot on siin piisavalt vähe, et see mahuks ka kitsastele ekraanidele ära. Ja kui inimene teab oma tunnistusi enam-vähem niimoodi ja me oleme praegu vaadanud, et on mingeid äärmuslikke inimesi, kellel on 9 tunnistust kehtivat, aga üldjuhul inimesel on 1-2 tunnistust. Nii. Nüüd tunnistuse vaade. Tunnistuse vaade on natukene teile tuttav. Te olete näinud ühte sektsiooni sellest. Me inimese jaoks tegime natuke väiksema, kompaktsema vaate, tehnilist informatsiooni natukene vähem. Aga sellest samast vaatest, mida kasutasin, näeb, sellest sõltub natuke, mida ta teha saab. Ja me oleme üles ehitanud süsteemi niimoodi, et iga asi, mida kasutaja teeb, on nii-öelda menetlustaotlus. Ehk tema tahab midagi ja võib-olla see, mida ta tahab, on automaatselt teostatav. Ehk ei pea teie kutsekoda midagi tegema sellega. See on nagu väga nunnu, kui niimoodi on, eks ole. Ja mida võib juhtuda ka, et aastate pärast paljud asjad saavadki olema nii iseteenindatud, et teie ei pea enam sekkuma. Aga ilmselt kutse andmise protsesside tõenäoliselt sekkute, sest teie olete see tõke ehk Kerberos seal ukse peal, kes ei luba kehvi inimesi läbi. Nii, aga meil on teemaks sellised lihtsad asjad, nagu näiteks tunnistuse peitmine, kui tunnistus on avalik. Siin on praegu öeldud, et on avalik. Siis inimene saab ise öelda, oi, ma tahan tunnistuse ära peita. Ja ta kinnitab. Tal on lihtsalt üks nupp, et jah, ma tahan esitada, tal on vist mingisugune informatsioon selle kohta, mis juhtub, miks see hea on, miks see halb on. Neid tekste saab kõiki jooksvalt täiendada, parandada ja niipea, kui ma olen selle ära peitnud, niipea on mul tunnistus peidus. Ja kui keegi läheb nüüd minu tunnistust otsima minu nime järgi või mingi muu asja järgi veebis, ta ei leia seda üles. Mis iganes, inimesi on erinevaid, eks ole. Ja kuna tunnistus on peidus, siis ma võin kohe sellega avalikustada, ütelda, et ma tahan avalikustada, näed, minul on nüüd nupp avalikusta siin olemas. Ja hurraa, tunnistus on uuesti avalik. Loodetavasti inimesed ei hakka sellist asja edasi tagasi klikkima, eks ole, 10 kordi. Aga printsiibina tehti ära taotlus menetleti, taotluse soov realiseeriti registris ja elu läheb edasi. Nüüd uus asi, mis tuleb mängu, ongi siis digitempliga tunnistus. Ehk et inimene saab kätte tunnistuse, võib sellega oma tööandja juurde minna ja tunnistuse sisse, see ei ole siin lõpuni, tunnistuse sisse tuleb ka link sellele samale tunnistusele, et tööandja saab ka kontrollima tulla, ega see praegu pole nagu kehtivuse kaotanud mingil põhjusel. Nii. Ja siis tulevad sinna mingisugused muud asjad veel, võib-olla isegi sinna kohta, et inimene saab küsida oma tunnistuse kohta, miks asjad on niimoodi, nagu nad on. Nagu näete, siin on suur valge auk, et midagi sellist tuleb siia. Nüüd kasutaja inimese jaoks, kellel on tunnistus juba olemas, tõenäoliselt on tal mingisugused aspektid veel, et ta tahab midagi teistsugust. Ja need aspektid on seotud sellise pabermaailmaga, füüsilise maailmaga, mida võib-olla mina IT-inimese ütleks, et lõpetaks ära, aitab küll, aga on kohti ja teie tagasidest sain ka väga palju teada, et kus kohas on sellel omad rollid täita. Üks on see esindusroll seina peal
mida paljud mainisid. Ja siis mõned mainisid ka 6-7 asutust, mainisid ka seda, et selle läbi te püüate sellise füüsilise eseme andmisega, te püüate väärtustada kutset kui sellist, tõsta inimest natukene kõrvust ülespoole, küll ta on tore ja tubli. Me anname füüsilise asja üle, inimesel läheb süda soojaks. Nüüd sellega seotud loomulikult on siis 3 osapoolt, lisaks teile siis veel kutsekoda ja mingi trükikoda, eks ole, siis 2 koda. Ja teised pooled tegutsevad ka. Aga kui inimene tuleb ja ta tõesti otsustab, et tahab mingil põhjusel trükkida, siis on tal siin tõenäoliselt mitu erinevat nuppu, mida ta saab. Programm arvutab välja, mida tohib, mida ei tohi. Eks selle peale ei pea üldse nagu muretsema. Ja mingi hetk tekib tal natukene keerukam protsess, tema käest küsitakse midagi. Kui inimesest küsitakse, see muidugi võtab kohe inimese ehmatab ära. Aga kui inimene tahab pabertrükki, siis ta valib tõenäoliselt ära, kuidas ta tahab seda kätte saada. See oligi üks teie küsitlustest üks väga huvitav aspekt, mis tuli välja, et lisaks siis tähitud kirjaga ja kullerteenistusega on ka pakiautomaadid mängus. Ja me leidsime, et miks mitte, paneme sinna mõned päevad arendust alla ja teeme need pakiautomaadid ka ära. Nüüd praegu näiteks ma siin Smarti lülitasin välja, sest Smartpostist Itelast tuli välja, et neil ei ole võimalik anda meile reaalajas uusi automaadi tasukohti. Me tegeleme natuke sellega. Aga kui inimene valib nüüd selle, mida ta tahab, siis te näete praegu, et mingisugused numbrid on siin taga. Mingid sõna tasuta ja mingisugused 5 eurot või mis iganes. Numbrid on praegu laest võetud. Meie võtsime oma laest. Meil on hea kõrge lagi, me võime hästi suuri numbreid kirjutada. See on nüüd see koht, kus ma kohe näitan ka, on teie töö, mida te teete. Te ütlete ise ära, et keegi tuleb teie juurde järele, mõnel teil pole ka kohta, kui järele tulla, siis on see tasuta tegevus. Ja paljud ettevõtted, ma ütleksin lausa 5/6 ettevõtetest igasuguste kordustrükkide ja esmatrükkide eest raha ei võta, sest need on nii väiksed numbrid muud asjade sees ja see paberi määrimine ja bürokraatia ja raamatupidamine kaasa arvatud on nii suured, et ei tasu seda vaeva ära. Aga mida te peate ütlema? Te võite öelda, et kullerteenistus on 0 eurot. Võite öelda, ise teate. Aga te peate ütlema ära, et millised variante teie pakute. Kui teil Omnivat ühtegi läheduses pole, siis te võite pakku Omnivat või siis vastupidi mõnda teist asja. Et see on teie otsus teha. Ja kui ma räägin nüüd nendest kas või sellest ajagraafikust, et millal me läheme laivi, IT-keeles öeldakse, ehk et teeme avalikuks süsteemi, siis me proovime praegu teha niimoodi, et see variant, tulen ise järele, on automaatselt sisse lülitatud ja kõik teised süsteemi variandid on automaatselt välja lülitatud. Ja teie saate kutsekojast kirja ja siis otsustate, mida te tahate, mis on teile mõtestatud, võimalik, mugav, praktiline, mis iganes te olete harjunud tegema. Nii, ma valin siit praegu põnevuse mõttes mingisuguse pakiautomaadi ja lisaks muudele nuppudele ma tahan vajutada edasi nuppu ja nüüd ma saan kirjutada, otsida Tabivere. Ma kirjutan näiteks mingi Tabivere pakiautomaadi, ma võin kirjutada, andke mulle mingisugune teine koht. Haapsalu kaubamaja, täiesti sobib mulle, ma olen ise Tartust, eks ole, loomulikult lähme Haapsalu kaubamajja. Ehk et inimene valib selle välja ja kirjutab siia juurde midagi, mida ta peab, mida süsteem peab oluliseks ja mida inimene teab selle kohta. Ehk et kui meil on pakiautomaat, siis me teame, eks ole, et pakikandefirmad tahavad mobiilitelefoni, kuhu saata sõnum ja kood, millega edasi tegeleda. Nagu nägite, olid mingid emailid ja nimed olid võetud süsteemist, inimene pidi võimalikult vähem tööd tegema. Nii et kokkuvõttes see tegevus siin on ülipisikene. Esimene raske koht inimese jaoks tekib nüüd maksmises. Kui teenus on tasuline, siis tuleb siia paksus kirjas juhis, ole palun normaalne, maksa ära. See on täpselt see koht, kus te praegu esimeses etapis võite öelda, et tühja, kõik on tasuta. Aga kui me läheme teise etappi ja te annate kutset välja ja inimene taotleb siin sama vormiga kutset, siis juba kutse enese taotlemisest tekib talle kutse hinnakirjast hinnad ja ta võib juurde valida ka siis selle
pabertarnehinna, liidetakse hinnad kokku, ükskõik mingi number tuleb, mis on nullist suurem. Ja see tähendab nüüd seda, et inimene peab saama maksta ja nagu te aru saate, kutsekoja süsteem lubab maksete vastuvõtmist kutsekotta, kutsekoja jaoks on see võõras raha, kutsekoja raamatupidaja läheb suureks, nii et eelmise infopäeva mõttena me korjasime üles siis selle, et kui siin on mingi rahaline summa, siis näidatakse inimesele seda teksti, mida teie kirjutasite. Need numbrid saate teie kirjutada ilusasti kenasti, mida iganes tahate. Ise teate, et on õige. Ja te saate siin, me oleme loonud sellise mõtte, et järgmises vaates nüüd, kui edasi vajutatakse, siis inimene saab panna maksekorralduse koopia. Te olete ise e-pangas käinud, eks ole. Te teate, kuidas maksmine käib. Ma lähen teise lehe peale või siis nutitelefonist valin uue lahenduse või teise äpi. Teen makse ära kuhugi. Maksan ära mingi summa. Ja nüüd ma saan viimases etapis, võib-olla see on see, mida inimesed tüüpiliselt ei tea. Viimases etapis saame öelda, ma tahan selle pangapoolse kinnitusega maksekorralduse alla laadida. See on see nõrk koht nüüd, kus võidakse inimesed öelda, et nad ei tea, mis ja kus. Võib-olla nad võtavad alla PDF-i, mis ei ole maksekorraldus, mis ei ole kinnitus. Aga üldjuhul te teate, kui palju inimesed petavad, võltsivad ja valetavad ja kas see 3 eurot on väärt seda võltsimist ja valetamist. Nii et see on teie otsus, kas te võtate vastu PDF-i kujul või võtate ICG kujul, mis on see digiallkirjaga asi. Aga igal juhul inimene saab järgmises vaates lisada brausiga või mis iganes seal nutitelefonis tuleb, lisada sinna oma uue faili ja minna edasi järgmisse sammu. Ta võib sellega vahele panna, me ei istu talle pähe, et ta peab siin seda täitma, aga idee järgi püüaks inimesi natukene nii väheseid, kes tulevad, natuke harjutada ja teid natuke harjutada sellega, et järgmises etapis te tahate kuidagi raha saada. Te võite need raha saamised viia ka süsteemist väljapoole täiesti 100%, aga mingil juhul te peate kontrollima seda. Ma nüüd vaatan, kas ma lähen kohe edasi, kas ma tahan midagi näidata siin. Inimene saab siin igasuguseid liigutusi teha, need pole vaja. Nii, ma lähen praegu. Indrek, kas sa chati näed? Kas ma võin sulle chatis selle teemalise küsimuse ja ettepaneku ette lugeda? Oota, ma loen ise ka. Ehk sellised soovid, et tahan ja soovin, see on viimane see koorekiht, et mis on väga õige märkus, eks ole, et me kasutame mingit viisakat vormi. Nii, aga seda me oleme teinud niimoodi, et maksimaalselt saab kutsekoda ise ära administreerida. Nii, ja ka muide ise järgi tulemise saab ära tatsuga siduda, ma näitan kohe järgmises osas. Nii, aga nüüd Andre kirjutab teise küsimuse ka. Eksami suunav ettevõtte on volitatud tunnistusi vastu võtma, tasub ka tunnistust eraldi arvarusel. See on täpselt see sama lugu, et kui mingi asutus teeb inimeste eest taotluse ja teeb 10 ühele sellele, siis tema, kui ta tuleb siia, esitab ta nende taotlused ära ja jätab maksmata. Süsteem ei nõua. See on juba see koht tõesti, kus te räägite suurettevõttega ja suur ettevõte teeb teile ülekande ära ja te ütlete, jah, see asi on korras. Et siin kohas me ei nõua inimestelt, taotlejatelt räiget, nagu me ei pane jõuga sisse, et sa pead midagi siin täitma, eks ole, maksimaalselt vähe. Nii, ja Kerlile ütleme, et jah, heli tuli tagasi sulle. Nii, nüüd on niimoodi, et ma näitan nüüd ka teist poolt. Võib-olla nii palju, et ma alustasin taotlust, ma ei saa seda uuesti teha teist korda, ma ei saa spämmida, eks ole. Ma hüppan nüüd mööda minnes kutseandja vaatesse ja ma näen kuskilt, et mul tuli täna mingi uus taotlus. Ma võin korra selle taotluse avada, ma vaatan lihtsalt, milline ta välja näeb. Näete, natuke sarnane, eks ole. Taotluse vaade ja mul on 2 varianti. Alusta menetlust, kust ma vaatan andmed üle. Ja kui siin on failid, ma ei pannud faili juurde, ma oleks faile ka näinud. Kui siin on failid, ma saan failid üle kontrollida ja ma saan üle kontrollida, kas see fail, mida pandi maksekorralduse kinnituse pähe, on maksekorralduse kinnitus või on see kassipilt.
Ja kui te aktsepteerite ilusaid kassipilte maksekorralduste pähe, no laske käia, eks ole. Aga raamatupidamine võib halvasti arvata. Ja et sel juhul te vajutate vajab täiendamist, kirjutate põhjuse, et kassipilt ei ole lubatud, okei. Ja inimene saab siis jällegi kirja ja läheb ja parandab oma taotluse ära, lisab faili juurde. Et see on nüüd see teie otsuse, esimene otsuse koht. Kas andmed on korras? Kui andmed on korras, siis te alustate menetlust. Siia võib endale ka märkuse panna, aga see ei ole oluline. Nüüd ma sattusin järgmisse sammu. Ehk ma olin öelnud inimesele, et tema asi tuli menetlusse. Kui ma olen nüüd inimene, siis ma lähen korra vaatama taotlustesse, kas ma näen ka õiget olekut. Ma näen, et olek on menetlusel. Ehk ma tean, et keegi kuskil tegeleb, et ma ei ole ära unustatud. See on iseteeninduskeskkonnas väga tähtis, et inimene teisel pool teaks, et ta ei ole ära unustatud. No võib-olla te olete ka riigiga kuskil suhelnud, eks ole, äriregistris või kuskist ja tajute, et see on umbes sama. Ja nüüd oodatakse teilt seda suhtumist. Nüüd, ka siis, kui menetluses saab loomulikult ütelda, fui, midagi on valesti, mine tee uuesti. Saab keelduda, ütelda, et see on täiesti asjasse mitte puutuv, see ei ole minu teema, unustame ära. Ja lõpetan selline positiivne, et kõik on tehtud. See on tavaliselt siis, kui te näiteks praegu, vähemalt esimeses etapis, lipsasite mööda sellest, mida süsteem pakub ja tegite tagant selga asjad ära. Ei pannud seda süsteemi sisse ja nüüd on kõik tehtud, lõpetate asja ära. Aga mis siis see tegelik tegevus on, mida te tegelikult teete? Tegelikult te ka praegu, need, kes ma vaatasin seda, et duplikaate tegelete väga vähe ja võib-olla teil polegi isegi teadmist, kust seda teha, siis need, kes tegelevad duplikaati, teavad, et nad lähevad tunnistuse vaatesse, vajutavad sealt nuppu taotlen duplikaati. Siis see ongi sama tähendusega. Te ei pea mõlemad tegema. Te vajutate siin ühte nuppu, süsteem teeb teie eest liigutuse ise ära. Kutsekoda saab asjast teada, kutsekoda läheb oma trükikotta, trükib ära ja mingil ajahetkel ütleb teile, täitsa teisi kanaleid pidi emailiga, tulge tunnistusele järele. Selle tunnistuse hulgas võib olla see tunnistus, mida taotleti iseteenindusest ja võivad olla ka mingid kõik muud tunnistused segi läbi. Ma praegu proovin mängida nagu seda pilti. Ma edastasin ära ja nüüd on see asi kutsekoja käes. Ma vaatan, kas ma näen siit seda pilti. Jah, näed, siin on selline sõnastus. See sõnastus ei ole lõplik jällegi. Et tema, ka inimene teab, et teilt läks asi edasi, tegeleb järgmine instants. Ja kui kutsekoda andis teile tunnistuse pakid kutsekojas Mustamäel, te tulite oma arvuti taha, siis te vaatate, kas mõni neist on teie iseteeninduse kaudu tulnud, vaatate üle, näed, mõne ootab kutsekoja taga, siin saab ka filtreerida, võtan ainult need, kes kutsekoja taga ootasid. Näen seda, see ongi see ainumas asi. Avan selle taotluse ja nüüd teen midagi. Näiteks ütlen, et on välja saadetud. See on muidugi see koht, mida te teete kergekäeliselt. Tegelikult te teete ju selle asja, et te loete siit ära, kus on kaduma läinud. Näete, üks hea näide. Kaduma on läinud kuhu kohta viia. Ma omast arvast panin Haapsalu linna, eks ole. See info on praegu kaduma läinud. Nii et jällegi meie viga. Teeme korda. Te loete siit ära, mida inimene tahtis. Te võtate need andmed, täidate selle vastava pakiautomaadi, kellel on kogemus teab, asjad ära. Võib-olla kirjutate endale mis iganes paberi peale, trükite prindiga välja, tormate pakiautomaadi juurde, viite sisse ära ja pärast seda te ütlete, et on välja saadetud. Ja inimene saab kirja, et ta on teele pandud ja ta teab, et postiautomaadiga Eestis liigub see paari päevaga kohale. Ja tema järgmine kiri, mida ta saab, on juba vastavalt pakiautomaadi firmalt. Ta saab SMS-i, läheb järele. Nii, ma teen praegu vajutuse, et saatsin Haapsallu. See, kuhu saatsin, pole tähtis. Ma ei pane seda. Tegelikult ei ole seda vaja, eks ole. Nii. Võib-olla võib ka piirutamiseks välja saatmise juurde, ma tahtsin öelda, et seal võiks olla näiteks kuupäev. Saatsin üleeile välja. No, ma 2 päeva ei sattunud arvuti taha mingil põhjusel. Saatsin välja 1. märtsil. Nii, oota, kas ma vajutasin nuppu ka?
jälle järgmine programmi viga. No näete, eks, et meil on ta selles suurusjärgus, et siin igasuguseid asju juhtub. Kindlasti sai praegu arendaja mingi paar veateadet kuskil taustas. Aga las ta olla. Nii. Siin on ikka veel see vigane olek, nii et siin on väiksed probleemid. Ärge laske häirida. Paari nädalaga saavad need probleemid lahendatud. Nüüd, mida teha selleks siis teie poole pealt, et tekiksid siis head ja õiged andmed sellele taotlejale iseteeninduses, siis tuletan meelde, et teil on olemas menüüs kutseandja andmed. See on teile tuttav koht, te olete seda näinud. See koht praegu, kui te lähete praegu vaatama ametlikule aadressile, siis te näete suhteliselt väikest vaadet, eks ole. Nüüd see vaade on natukene kobeda, ma teen isegi suuremaks. Kõigepealt on siin olemas, teie andmed nagu teie andmed ikka, on olemas just täpselt need andmed, mida inimene näeb, kui tuleb mängu raha. Kui mängu raha ei tule, siis ta neid andmeid ei näe. Ja meil on siin selline imelik sõna, jälle võib-olla me muudame seda sõnastust, aga te saate kirjutada igasuguseid sõnu, kes neid asju saab. Te võite kirjutada ühe panga, võite kirjutada 2 panka. Kui te kirjutate ühe panga, siis te ei pea panga nime taha kirjutama, eks ole. IBAN on IBAN. Inimene läheb panka, kopeerib selle üle ja ongi kõik. Aga kui teil on valida, kui te tahate, et inimesel oleks valida ja teil on endal mitu pangakontot erinevas pankades, siis te võite kirjutada, eks ole. Aga teil võib olla ka mitu kontot, te ütlete inimestele, ainult sinna panka tulevad kõik need kutse teemalised värgid. See on teie otsus, mida te kirjutate siia. Nüüd see tekst, mis siin on, see on see tekst, mida inimene nägi siis makse tegemise juures ja te võite lisada sinna mingisuguseid asju, mida teie raamatupidamine, võib-olla räägite raamatupidamisega läbi, mida teie raamatupidamine heaks peab. Näiteks võib öelda, et palun pange makse selgitusse oma nimi või pange sinna taotluse number, millega saate pärast kuidagi kokku viia, et see on see. Aga teil ei ole vaja viia kokku taotluse numbriga. Raamatupidamine teab, et see on teatud teenusest, see on raamatupidamise mure. Tema peab teadma, mida teha selle rahaga, mis laekus. Nii et selles mõttes see tasuks rääkida raamatupidamisega, mida sinna panna. Võib kokku leppida, et palun kirjutage sõna iseteenindus. Näiteks. Ise teate, aga arvestage, inimesed ei loe, ei täida teie juhiseid. Et back-up variant peab olema, aga andke mingid mõistlikud soovitused, inimene tunneb ennast ka natukene turvalisemini ja paremini. Eks ole. Nüüd see on üks pool siis. Ja see tuleb teil kohe lehe algu, et te näeksite, et ei ole midagi ära unustanud. Läheme natuke allapoole, te võite sisukorrast alla liikuda, aga te võite ka kerida allapoole. Siin on uus selline hästi pikk valik, tunnistuse kätte toimetamise valikud. Ja see ongi see, millest ma enne rääkisin. Upsti, ma liikusin natuke allapoole, nägite. Ma võin siin ülespoole liikuda tagasi, võin siit kerida allapoole. Nii, tunnistuse kätte toimetamise valikud. Ja siin on näha, tegelikult meil on see näha, see on oluline. Ehk siin on teie poolt aksepteeritud tarneviisid ja nende hinnad, kui on hinnad. Siin teise kohta me natukene mõtleme, mida me siia panema. Tegelikult on niimoodi, et seaduse järgi siis esimene trükk, ehk kui tunnistus pole kordagi trükitud, siis see on seaduse järgi tasuta. See on tunnistuse väljastamise tasus sees. Kui oli kutseandja teiepoolne viga või kutseregistri poolne viga või trükikoja poolne viga, siis need on ka tasuta ja võib-olla on tasuta ka mingid hästi vanade asjade parandused, et soodustada parandamist kui sellist. Aga kui inimene tahab oma peale abiellumist oma uut tunnistust välja saada uue nime all ehk duplikaati saada teise nimele, siis võib juhtuda, et see asi ei ole tasuta, see on teie otsustada. Vaatate seadust, vaatate kulusid ja ütlete, kas see mahub nendesse kuludesse, sest te peate lõpuks ka kuidagi Tallinnas selle asja kätte saama. Nii, nüüd ma vajutan korra see nupule, näitan, mis siis seal vaates praegu meid ees ootab. See vaade on ka veel tellingute peal praegu, ei ole lõplikult valmis. Vaadake seda alumist osa. See ongi see, et mida teie pakute. Te teete linnukesed ette. Ma arvan, et me teeme niimoodi, et me püüame teha algseisu sellised, et kui ei kaasnud teile kulusid, siis teisele teine pool ei pea maksma.
ja teie saate otsustada, jah, mul on Omniva lähedal, ma teen selle. Kui me ei saa Smartpostiga kauba peale, et normaalselt saaks värskendada reaalajas postipakk automaattasu kohta, siis me tõmbame selle ise maha. Ja teil ei saa seda võimalust olema. Nii et ärge lootke selle peale. Meil on praegu väiksed läbirääkimised ehk kaklused käimas. Aga te lülitate sisse need asjad, mis on. Nii et seadus räägib midagi siis tähitud kirjast või siis kullerteenusest. Nii. Ja ise saate panna mingid hinnad ja loomulikult need hinnad te ei tee mingit peenmehaanikat, te arvutate mingisuguseid mõistlikke hindasid, millega kõik e-poed teevad, eks ole. Ja võibki olla näiteks tähitud kiri on 0. Nii. Ja üleval oli siis see menetlemise tasu. See on siis transporditasu. Üleval on menetlemise tasu. Et juhul, kui te tahate siis mingisuguse sellise tegevuse eest küsida raha ja te olete õigustusse küsima, siis te kirjutate sinna sisse, no ärge hästi mingisuguse suuri numbreid kirjutage, eks ole, et siis keegi ei maksa teile. Mis iganes, eks. Nii. Ma teen 19,99. Nii. Ja salvestan need asjad ära. Kutseregistris on sellised huvitavad nupud nagu salvesta ja salvesta tagasi. Ja kui salvesta ei taha, siis tuleb minna tagasi selle riba peale. Et kui palju, te tõenäoliselt olete kutseregistris tunnistusi teinud ja näinud ja ei ole vast võõras. Nii, ma võtan salvesta tagasi. Ma ei muutnudki praegu suurt midagi. Ja siis siin on näha see tulemus, mis ma tegin. Nii et kui tuleb kutsekojast kiri, et see asi, see uus lahendus iseteeninduse pool on läinud avalikuks, siis logige korra sisse ja täitke siis vajadusel see osa ära. Kutse taotlemise juures juba on seda kindlasti vaja, sest see on juba rahaline tegevus. Ja täitke ära siis, millised linnukesed on teil lubatud ja milliste mõistlike rahaliste kulude juures. Ja see ongi tegelikult kõik. Köögipool on hirmus ja kole. Kutsekoja pool on ka hirmus ja kole. Kutsekoda saab ka omajagu palju asju teha. Kutsekoda praegu lõpuni ei tea, mida teha nende asutuste, kes on lõpetanud tegevuse, võib-olla mõned, kes tegid enne teid, kui te olete uus tegija. Ja selliseid väikseid perifeerseid asju on. Aga põhiline mõte on selles, et kui teie poolt on tunnistus väljastatud, siis inimene saab teha iseteenindustaotlust selle tunnistusega midagi teha. Kui tunnistus ei ole teie poolt väljastatud, siis loomulikult ei saa see tulla teile kohustuseks vähemalt praeguste printsiipidega. Kui printsiibid kuskil muutuvad, eks siis see liigub siis omaette eraldi sfäärides. Nii, ma arvan, et ma jõudsin ringi peale. Kõike seda me saame aprillikuus näidata natukene võib-olla rohkem üle. Vaataks kohe üle, kas te olete midagi huvitavat küsinud? Just, siin käib tore vestlus. Ja. Et esimene märkus oli see, et määruses nõutakse tähitud kirja, aga sellele ma vastasin ise, et tõepoolest praegu on kutseseadus ja kutseseadusega seotud dokumendid uuendamisel. Et ma usun küll, et selliste kaasaegsete lahenduste kaasatoomine on täiesti asjakohane ja loodan, et määrust on võimalik muuta. Jutt oli siis sellest, et pakiautomaadid lisanduvad nagu tarnevõimalusena. Aga kui sa võtaks nüüd see Anneli Tammai kommentaar, et kui sa loed seda 5 numbri teemat. Nii, vaat see on üks täpselt sama, mis ma ütlesingi, et pange juhistesse ja kui näiteks üks juhis võib olla, et palun kasutage seda 5 numbrit, rääkige raamatupidajaga läbi, raamatupidaja ütleb teile, teeme ühe 5 numbri kõigile asjadele, mis tulevad iseteenindusest. Miks me ei pea tegema erinevaid 5 numbrid iga ühele? Erinevad 5 numbrid on vajalik siis, kui teine pool, raamatupidamise pool, peaks kokku viima asju, kuludokumendi tuludokumendiga. Aga kuna need informatsioon, mis siin iseteeninduses tehakse, ei liigu esialgu mitte kuhugi, siis puudub vajadus kokkuviimiseks üksiktasemel. Järelikult on vajalik öelda raamatupidajale, et
me viime kõik need asjad ühte hunnikusse, et need on seda tüüpi tulu, seda tüüpi laekumine. Nii et kui keegi on teinud väga kavala lahenduse, see saab teha pankades, et viitenumber on kohustuslik väli, siis see peab vastama mingile kontrollsummale, siis las raamatupidaja annab teile ühe viitenumbri. Ja selle te kirjutate sellesse teksti. Palume, mitte palume, vaid nõuame kasutada, minu eesti keel, nõuame kasutada, okei, pole õige, aga saate aru, eks ole. Please kasutage. Ühesõnaga, see on teie stiil, mida te kasutate, aga selle te saate siia sisse panna. Nii. Ja viitenumbreid, kui ei ole, siis pole vaja inimest piinata sellega, eks ole. Arvetesüsteemi me ei tee, arvetesüsteem peab jääma nüüd maja sisse, igaühel 90-100 asutusel on oma arvetesüsteem, oma raamatupidamine, aga see on üks asi, mida me tahaksime küsida mingi hetk. Praegu on see veel selline pinnapealne virvendus, aga teises etapis me tahaksime küsida, kui kutsete taotlemine tuleb iseteenindusest, siis tekib siia ka mass. Praegu ei teki siia massi. Ja siis oleks tõenäoliselt vaja kuidagi viisi eksportida välja mingisugused taotlused, millel oli rahasumma taga. Me jällegi ei tea seda, see on teise etapi asi, me ei ole seda sügavuti läbi vaadanud, me oleme pannud pankade nurgakivi, sellega peaks tegelema seal. Nii et arvete tekitamise ja ilusa vormistamise ja PDF-istamise süsteemi me kindlasti ei loo, see on igal raamatupidamistarkvaras juba olemas, aga pigem me teeme mingisuguse lihtsalt ekspordivõimalused, et andme saab kätte. Te lähete süsteemi, vajutate mingisuguse filtri peale, näita minu taotluseid ja filtreerite välja, näiteks lõpetatud, panete mingi vahemikku ja salvestate, ütleme Excelisse, tegelikult CSV-sse või XML-i, mida siis raamatupidamistarkvarad saavad lugeda. Või siis peale kohendamist saavad lugeda, et võib-olla on seal vaja natuke inimeselt kohendamist raamatupidajale näiteks. Nii, see on õige märkus siin, Virgel. Virgel märgib õigesti, siis see on poliitiline küsimus Andrelt, seda ma jätan vahele, et kulutasude värk. Nii et nüüd on niimoodi, et nüüd üks ehitusinseneride liidu mõte, et kui te tõesti, see on nüüd järgmise etapi teema, et kui teil tuleb hästi palju kutseeksameid sisse, te teete eksamid ära ja nüüd te peaksite nad viima kuhugi. Siis see on nüüd masstöö ja mida meie saame teha? Meie saame lihtsalt teha seda, et te annate süsteemis klõps linnukestega märku, et kuule, need 20 tükki, kus ma olen siin, need 20 tükki, kus mul on siin, panen praegu kõik, mul on siin andmed nii vähe, me kustutasime vahepeal natukene maha asju. Et ma saan kõik need välja valida, ütelda, et kõik, mis on mingis olekus, need ma tahan muuta teisolekusse, et ei pea siis ükshaaval 100 klikkima. Aga kui te lähete Omnivasse, siis te peate Omniga kuidagi asju ajama. Ja kui teil on olemas mingi rutiin, näiteks te täidate mingisuguse Exceli faili ja saadate selle neile või laete selle nendegi süsteemi, siis andke sellest mulle või meile arendajale teada. Meil on selline asi, kas te saaksite palun natukene mõelda sel teemal. Me toetame igati asju, mida saab kergesti ära teha ja saab suure kasu kõigile. Nii et ärge hoidke suud lahti, aga andke meile konkreetset andmed, kuidas te käitute. Ja te ei pea isegi ootama selle taga, et me küsime teie käest vastavsisulise küsimuse. Te võite ka meile otse kirjutada. Te võite kirjutada piksel@piksel.ee-sse ja kui jääb meelde, siis Indrek@piksel.ee-sse või Indrek.sander@piksel.ee-sse, mis iganes kohale ta mulle tuleb. Nii, ma läheks nüüd selle edasi. Kalkulatsioonid. Jah, te kirjutategi täpselt need numbrid lahtritesse, mis on kalkulatsioonis välja toodud, te ei rikku seadust, aga igal kutsel on omad numbrid. See sõltub millest iganest, eks ole. Nii et igaühel on oma numbrimaastik. Ja kutsete hinnad, muide, vabandust, tahan öelda, kutsete hindu te ei pea kirjutama, kutsete hinnad on juba olemas süsteemis sees. Need on teie kutsekomisjonide kinnitatud hinnad, mis on kutsekotta liikunud ja Anu on nad kenasti, toredasti kõik sisse toksinud. Nii et neid ei pea uuesti sisestama, kui me jõuame teise etappi.
Nii, menetlemise tarnimise ridu. Võib-olla sa mõtled olekuid, Taavi, eks ole, et ütelda, et nad on mingisugused erinevad olekud, et eristada kahte. Võtsin kaenlast, läksin Omniva poole, aga teine olek, et võtsin ja panin juba Omniva pakki, eks ole, või sain Omnivas kinnituse, et nad läksid kohale. Jah, seda oleku struktuuri saab hiljem ka juurde ehitada. Võib-olla on vaja ka mingisuguseid alamolekuid, mis jääks siis teie mureks, aga me ei taha ka teid üle koormata sellega, et te peate hästi palju andmeid täitma. Nii. Nii, siis selle kommentaari, et Pille kirjutab, et kutseandjatel on reeglitel väga selgelt välja töötatud süsteemid, nii taotlemine kui tasud. Seega on uus süsteem pigem taotlus segadust tekitav, kui tööd lihtsustada. Sellele kommentaarile jätan ma vastamata. Niimoodi, sest see ei ole minu arvata. Nii, nüüd Anneli Tammai kirjutab, et mingi asi ei ole võimalik raamatupidamises. Tehke raamatupidamise põhitões selgeks. Ma nüüd ei tea täpselt, milline asi on see asi. Anneli tahab kommenteerida, siis ma võin teda lahkesti kuulata. Ja, ma arvan ka, et mikrofon on lubatud. Et Anneli täpsustaks. Sest päris kindlasti ei taha me teha midagi, mis asju keerulisemaks teeb, vaid just nimelt, et asjad saaksid automatiseeritud. Anneli, kas sa oled olemas veel? Vahepeal kragises midagi. No, kui Anneli leiab mikri üles, siis võib-olla kirjutab või kirjutab juurde. Räägib. Andre kommenteerib, et paljudel kutseandjatel ei ole raamatupidajat. Ja, see on õige. Ja teeme kõik ise, raamatupidajal pole ülesanded juurde anda. Ega sellega ei teki raamatupidajal ülesanded juurde. Raamatupidaja peab kõik tulud ja rahad, kõik, mis on arvele tulnud, ikka nii või teisiti sisse kandma ja ta seda teebki. Just seda ma tahtsingi kommenteerida. Mul sai nüüd mikrofoni sisse, et suvaliselt lihtsalt ei saa kuhjata mitte mingisuguseid summasid kusagile konto peale või kuskile kõrvale tõsta. Et kui keegi kannab, näiteks ma toon näite raamatupidamise arvele 3 eurot, siis selle kohta tuleb teha arve, see tuleb ära siduda, see isik, see summa, et lihtsalt mingid rahad kuskil arve peal, sellist asja, see ei ole võimalik. Ma natukene vaidleks vastu, aga ma usun, et raamatupidajad teavad tõesti seda paremini kui mina. Nii. Aga see on see, kuidas te organiseerite oma tööd. Selles mõttes, et kui te tahate arvet teha nüüd, siis näiteks on ka väikeettevõtetel raamatupidamisfirmad pakuvad teenust, kus nad teevadki niimoodi, et nad võtavad automaatselt kõik, mis pangast tuli sisse ja genereerivad teisipidi arveid. See on jällegi selline, kuidas öelda, igasuguse imelike tööprotsess on olemas. Aga lõpptulemus on see, et kõik raha peab olema tuvastatud, miks see raha oli ja põhjendatud, eks ole. Käsitöö. Mingi osas on käsitöö ja kui teil on mass taga, ehk et need kutseandjad, kes tegelevad siin sadadega, siis jällegi räägige oma raamatupidajatega ja kirjutage meile, milline võiks olla teie arvates nagu see koht, mis säästaks, eks ole, raamatupidajat. Kui teil on väikesed kutseandjad, olete annate 2 kutset kuus, siis raamatupidajal ei teki sealt ka mingit suurt tegevust juurde. Aga praegu on just selline väikene pinnavirvendus, meil tekivad taotlused, mida tekib väga vähe, mis tähendab seda, et mingil ajal võiks raamatupidajad tulla pildile, teie enda raamatupidaja, ma ei räägi Raamatupidajate Liidust, et raamatupidajad tulla pildile ja ka natukene ka siis nuriseda, nagu ikka nurisetakse, nurisemine käib asja ette, edasiviiv jõud ja öelda, kuidas te tahaksite, et saaks tehtud. Sest ütleme niimoodi, et võtame ka puhthüpoteetiliselt, me oleme teinud kümnetele süsteemidele ka selliseid olukordi, et süsteemid genereerivad arveid. Aga jällegi on küsimus, mis kasu sellest on see, kui sul on PDF ja arve on olemas sul infosüsteemis, aga mitte raamatupidamissüsteemis. Nii et see vahelüli on tegelikult raske vahelüli. Nii et kui siin 100 asutuselt tuleb ka 10 asutuselt mingid sisendid, siis me saame neid asutusi rohkem kuulda võtta ja need, kes vaikselt nutavad omaette, siis neid me ei saa kuulda võtta. Eks pärast lõpus äkki näitab ka e-maili, et saate kirjutada.
Nii, lähme Peep Tominga küsimuse juurde, et kas taotleja saab oma taotluse lisada ka dokumente, CV, portfoolio ja kui me räägimegi sellest järgmisest etapist, siis ka seal on failide üleslaadimine ja mida iganes on vaja laadida, inimene saab faile laadida. Teie peate pärast kontrollima, kas see asi, mida ta väitis, et on CV, kas see asi on portfoolio ja nii edasi. Nii. Pille Meiriga olen täiesti nõus, et kõik ei saa ühe puuga lüüa. Kutsete andjatel on erinevad praktikad ja praegu, kui me püüame teha iseteenindust inimesele kutsekoja vaatest, kutseregistri vaatest, see on väga raske teema teha selline lahendus, mis töötaks 100 asutuse jaoks või rohkema jaoks, nagu meil siin on. Me pingutame, me proovime ja me peamegi, ütleme, et tegelikult see aasta 2025 ongi see mõte, et me püüame teha mingisuguse sellise lahenduse, et inimene tänavalt saaks ka pildile. Ja ilmselgelt selle juures võib juhtuda, et parimad praktikad, mis teil olemas on, need parimad praktikad jäävadki sõelale. Et öeldakse, et kui teeme kõik nii, nagu teeb Raamatupidajate Liit või teeme kõik nii, nagu teeb CESI või teeme nagu, et mingid 5 erinevat mustrit. Kui meil on 100 erinevat mustrit, on see raske tarkvara arenduseks, miks see peaks oluline olema, on tarkvara arendakse masside jaoks. Tarkvara arendust pole mõtet teha ühe erijuhu jaoks. Kunagi pole mõtet teha. See on väga kallis lõbu. Nii, et me läheme sellesse maastikusse, et püüame vastu tulla, püüame kaasa minna ja sellist piisavalt palju sellist sabistamist saab olema aastal 2025-2026. Aga ärge laske pead norgu, me ei lase. Nii, vaatan, kas järgmine küsimus, järg on siin. Andrele kirjutab. Andre avaldab lihtsalt arvamust, et enamus, mis on välja arendatud, jääb kasutamata lisanduva halduskoormuse tõttu. Nii, jah, jätame selle prohvetluse ka sinna, et las ta jääb niimoodi, aga me siiski loodame, et nii ull see pole. Nii. Ja siis kommenteerib ka Taavi ühte lõiget ettevõtte raamatupidamuse kohta. Kas te näete, eks ole, chatist ise ka küsimusi vastuseid, et siis seal on üks link, kust saaks võib-olla mingi alusinformatsiooniga nendele, kes kobavad pimeduses. Ehk te ei pea kõik teadma raamatupidamises kõike, eks ole, et ei pea. Nii. Jah, ma ei teagi, kas ma tahan... Kas ma võtan üle? Võtta üle, ma ei oska praegu midagi öelda. Kas on veel keegi käsi, ma hästi ei näe, sest osaleid on palju, aga kui keegi tahab veel midagi küsida, kommenteerida, siis hetkel on veel selleks aeg. Krista küsib, kus taotleja andmeid hoitakse? Mis mõttes? Ma mõtlesin pilveteenust või on ta kuskil serverites? Kõigepealt võtaks siis kokku selle mõtte, kus andmeid hoitakse, seal hoitakse, kus Kutsekoda oma tarkvara majutab Eesti riigis, kuskil Eesti riigi serveris. Seal hoitakse nii isikuandmeid kui ka faile, neid, mida kaasa pannakse, neid hoitakse riigipilves. Nii et nad on nagu meie Eesti riigi käes varjul. Nii. Andre tahab arutada raamatupidamise teemadel, aga see on täpselt see lugu, mida tulebki arutada natukene siis raamatupidamist teenuse pakkujaga, et neil on olemas omad nagu valmis lahendused, nad tegelevad e-poodide ja tuhandete eri asjadega, nad oskavad. Eks? Aga mul on ka see tunne, et võib-olla just kui me nüüd räägime selle järgmise jutu ära, et me tegelikult tahame ju parimaid praktikaid kasutusele võtta ja parimat teadmist, kuidas paindlikumaks teha seda kõike, mida me teeme, et siis kui ma jagan uuesti meeldetuletuseks siis seda slaidi, millega me juba ka ennist, milleni me jõudsime, ehk et see, mida me siis Indrek täna tutvustas, peaks märtsi lõpuks jõudma avalikustamiseni, aga seda just nimelt piloteerimiseks, head kutseandjad. Teile, kes te olete valmis siis piloodiga ja piloteerimisega kaasa tulema,
just selleks, et saada veel kord tagasisidet selle kohta, mis siis olemas on, et teie vajaduste järgi teha siis ka parandusi ja seda parandatud versiooni on meil kavas siis tutvustada 15. aprillil 10–11. Et võib-olla me piisavalt ei rääkinud veel päris alguses sellest, et ka see versioon, kuhu tänaseks on Pixel arendustega jõudnud, on tegelikult ju teie vastuste põhjal, head kutseandjad, kus te olete väga aktiivselt tagasisidet andnud Pixeli küsimustele vastates. Suur aitäh teile kõigile selle eest. Nii ma ei saa oma hiirega hakkama, nüüd leidsin ülesse. Et see, mis siis järgmisena tulemas on pärast seda esimest etapi valmimist, mida me siis tutvustame 15. aprillil, läheb lahti kutse taotlemise ja taastõendamise etapi arendamine ja seda me tahame tõepoolest teha sedasi, nagu ka selle esimese etapi küsimused on toimunud, et jätkub senise kogemuse välja selgitamine just nimelt teid küsitledes, et armsad kutseandjad, olge aktiivsed, et sellest on vähe kasu, kui te tõdete siis, kui asjad valmis on, et need reaalsusega kokku ei klapi. Palun jagage oma reaalsust siis, kui küsimused tulevad, aga ka mitte ainult. Seda võib teha ka ilma küsimusteta. Et juuli alguseks peaks siis valmima pilootversioon kutse taotlemise ja taastõendamise jaoks ja selle tutvustav infotund on esialgselt plaanitud 26. augustile. Nii, meil on tulnud veel, Indrek, mõned kommentaarid. Virge kirjutab, ma loodan, et serveri mahtudega on ka arvestatud, et sest juba nüüd aastaaruannet 24 täites on süsteem maas olnud. See ei ole vist mahtudega seotud olnud. See ei ole mahtudega õnneks seotud olnud, aga tegelikult praegu on täpselt see, et me kolimegi failisüsteemi teise kohta, riigipilve, ja seal võib olla natukene jäänukeid sellest eelmistest mahtudest, mis natuke veel segavad. Aga jah, väikene mahuprobleem mahuprobleemini on jõutud ja sellepärast me saaksime seal riigipilvega asju ajama, et me saaks seda asja eristada. Nii et failimahud lähevad teise kohta ja see, et mingid muud asjad on aeglased, on juba mingid muud juhkud asjad. Me saame natuke ka Telia käest serveri jõudlust juurde tellida, kutsekoda saab tellida. Aga me püüame enne teha kõik nagu need asjad ära, mida saab ilma rahata teha. Nii, raamatupidamise teemadel võtame koos arendajaga pardale siis veel tõepoolest kõik mõtted, mida sa, Anneli, oled välja toonud, et me tõepoolest kõik teeme õigesti, et oleks õiguspärane ka raamatupidamislikult poolelt. Aga hetkel mulle tundub, et ütlen suur aitäh ja jagan teiega siis ka pixel@pixel.ee meili aadressi, et kõik mõtted, mis te tahate öelda, senised kogemused, mis küsimustesse ei mahu või küsimuste vastustesse, mida tegelikult Pixel teie käest küsib, et olge head, jagage palun aadressil pixel@pixel.ee. Ja ma loodan küll, et me üheskoos saame siis need 3 muna, mille esimese muna haudumise kallal me hetkel oleme, saame selliseks, et aasta lõpuks ei oleks meil tunnet, et see, mis me valmis saime, reaalsele elule tuge ei paku. Nii et suur aitäh kõigile osalejatele. Olge head, jagage kogemusi, olge kriitilised ja konstruktiivselt kriitilised kaaslased sellel teel, et järgmise kohtumiseni siis küsimuste läbi ja kiri siis selle avalikustumise kohta, esimese etapi avalikustumise kohta tuleb kutsekoja kaudu, et järgmiste koostöökohtumisteni. Suur aitäh teile osalemast, suur aitäh, Indrek, jagamast senist arendust, järgmiste kohtumisteni. Tšau!